Nii, teine osa praktilisest etapist ehk ehitaks üles kogu infra, mis sellises suuremat tõugu rakenduses tavaliselt tarvis on. Ja ilma mingisugust kindla järjekorrata hakkame siis läbi käima. Esimene asi, tahaks teha andmebaasi migratsioonid automaatseks, sest kui see serverisse deploytakse, siis võiks see migratsioon ise tulla, sest meil ei ole sinna nagu käsitsi juurdepääsu serveri andmebaasile, rääkimata, kui see on kuskil veel kliendi juures. Ja kus on meie materjalid? Seeding data. Custom initializer, call for program CS. Ja seda on meil siin üsna mitme asja jaoks vaja, ehk siis küll on ju andmete siidimiseks, identity siidimiseks, milleks kõigeks veel iganes. Ehk kõigepealt tuleb siis dependency injection scope üles tõsta, ehk siis tekitada see konteiner, enne kui meie rakendus üldse tööle korralikult veel läheb, ja sealt kontekst välja võtta veel välja mõned teenused ja siis see asi kõik ära initialiseerida. Nii. Siin selle koha peal on siis see vahekoht, kus siis hakatakse pipeline'i ehitama. Paneks siia kohe pikad triibud vahele. Ja ennem seda on siis kõik see teenuste registreerimine. Nii, ja siin siis tahakski registreerida ära oma andmebaasi ja teha migratsiooni ja kõik muu taolised. Tõstan selle nüüd siit ja sealt tükkidest vaikselt kokku. Ehk kõigepealt natukene siis seadeid. Ehk mida tavaliselt tahta. Andmebaasi droppida ei taha iga kord, aga migreerida tahaksin, identityt tahan siidida ja rakendus enda datat tahaks ka kindlasti siidida. Nii, olen siis kaval. Ja siin saab meie rakendus omadega otsa. Selle koha peal ja panen siia paar meetodit, mis ma olen kunagi varem valmis kirjutanud. Näevad välja siis täpselt sellised, nagu nad välja peaksid nägema. Initsialiseerime dependency injection konteineri, küsime sealt välja endale logeri, ilusa torega asju välja logida, küsime välja andmebaasi ühenduse, ootame, et see andmebaasi ühendus päriselt ka valmis oleks ja töötaks. Seejärel user manageri, role manageri, in-memorit parasjagu enam keegi vist ei kasuta isegi, jätame sellest vahelt ära. Ja küsime, kas settingutes on midagi öeldud selle kohta, kas me tahame andmebaasi ära kustutada, migreerida, siidida seda ja siidida teist. Ja siin on siis andmebaasi ootamine. Ja mida siis teeb? Üritab siis andmebaasi ühendust avada ja sulgeda. Juhul kui see õnnestub, siis on kõik hästi. Juhul kui ei õnnestunud, siin on olema erinevaid SQL serverit testinud, aga siis on siis Postgresi versioon. Ehk kui tekib mingi Postgresi viga, siis saab siis kontrollida, on seal erinevad variandid, mis need Postgresi vead ütlevad, aga kui on siis selline viga, kus on sees sõnum does not exist, siis ilmselt on kõik asjad hästi ja võib ütelda, et andmebaas lihtsalt ei ole seal, et tuleb migreerida. Ja kui on mingi muu viga, ehk andmebaas üldse ei võtnud vastugi toru ja time out, siis lihtsalt ootame 1 sekundi ja proovime lihtsalt uuesti. Ehk jääb siis igavesti ringratast käima while true'ga. Ma võib-olla puhastan seda koodi siit natukene ära. Kustutaks mitte vajaliku ära.
Nii, ja nüüd on siis vahepeal kirjutada siis appdata init, mis siis seda andmebaasi ka päriselt siis andmetega rikastaks meil alguses. Tavaliselt paneme selle kuhugi siia. Teagi, mis nime sinna panema peaks. Seeding või midagi muud. Olgu siis seeding. Nii, ja kõik need meetodid, mis meil tarvis on. Delete database võiks olla suhteliselt lihtne. Context database ensure deleted. Õige. Migrate database. Context database. Migrate. Mis asja sa siia migrated? Ja nüüd siis mõlemad seedingud. Seed appdata, mida meil siin parasjagu seedid on. Võib-olla siis need kontaktitüübid, ehk siis kuskilt tuleb ka need siis välja võtta. Ehk teeme siia ühe asja juurde, initial data. Public static read only. Tuple on, ma arvan, tore küll, kui seda üldse vaja on. Seal on stringid, on ju, esimese hooga. Ehk siin ei ole isegi vaja tuplet. Lihtsalt stringi massiiv. Kontakt tüpes. Email, meil veel tõlkestring ei ole. Ma ei tea, mis see siis on post. Mobiil. Ütleme, phone. Aitab küll. Ja siin siis peab mõtlema, mis viisil seda seedingut teha. Näiteks võib teha niimoodi. If mitte nüüd siis roles, vaid kontakt tüpes any. Isegi võib vist add range'i tõesti kasutada. Võib-olla mitte. Mis koodi see asi meile siin kirjutab? Võib-olla siis niimoodi. Mis lähega?
ja save changes. Nüüd seed identity. Siin peaks siis ka mõtlema, mis siis meie andmed esimesed on. Kas meil on mingid rollid, on meil mingid kasutajad, mis iganes siis olema peaks. Kindlasti ma tahaks ka mingid rollid tekitada. Roles. Ütleme, et meil on rollid user ja meil on roll admin näiteks olemas. Ja siis võib-olla ka tahaks tekitada siis userid, miskisugused. See nüüd enam ei ole siis string. Siin on võib-olla midagi niukest. Mis need paroolinõuded on meil? Äkki midagi niukest. Ja mis meie rollid on, tema on meil siis admin. Ja see on siis user. Nii, vaatub jälle petan. Ei viitsi seda meetodit nullist päris kirjutada. Ei ole küll väga keeruline, aga mul on miskisugune seda juba kunagi tehtud. Nii, fikseeritud ID-d mul ei ole. Tekivad kõik rollid. Ja lõpuks siis kasutajad rollides. Ehk siin siis kasutatakse neid ametlikke vahendeid, ehk siis user manageri ja role manageri, mille kaudu siis kontrollida, kas asjad on olemas ja kui need ei ole olemas, siis need sinna ka tekitada. Ehk sellega võiks ka seeding korras olla. Siis on siin nüüd veel üks väikene probleem ja seda nüüd küll materjalides ei ole, aga probleemiks on see, et kui me oma rakendust restardime, siis kasutajate cookid ei ole enam valiidsed, sest iga kord, kui rakendust restartida ja buildida ja restartida, siis vahetab server ära, see veebiserver, mis siit tekib, vahetab ära oma sisemise miskisuguse ID, mille pealt ta siis mille abil ta neid, ehk siis tekitab mingi uue secret võtme ja selle abil ta siis krüpteerib neid cookies'i kokku. Selleks, et see asi tal paigas püsiks, eriti käib see siis nagu Dockeri kohta, siis on üks spetsiaalne interface, mille nimi on siis iData Protection Key Context. Nimelt küll, ma tahaks seda kuskilt siis leida. Ja selle abil saab siis süsteemile ütelda, et palun salvesta need võtmed ära andmebaasi ja kui me teeme restarti või midagi muud selles vaimus, siis palun jäta need asjad alles.
Ja see interface lihtsalt ütleb, et meil peab olema üks õige nimega tabel selle jaoks siin, mis siis on selles tüübis siin, data protection key, selle DBZ peab olema õige nimega. Ja kas midagi tuli äkki veel teha, kohe katsun meelde tuletada. Ja tuleb ka kasutada siis panna vastav teenus tööle või vastav seadistus siia kuhugi lisada. Kui andmebaas on tehtud, siis pärast seda näiteks siia kuhugi. Ehk siis, et meil oleks siis selline asi olemas. Nii, ja rohkem vist ei peagi selleks midagi tegema. Nii, nüüd võib proovida, kas see asi siis ka töötab. Vaatame näiteks selle järgi, et ütleme, et ta palun kustutaks andmebaasi ära ja alustaks nullist. Migratsioon tuleks ka teha muidugi, sest et sai ju lisatud juurde asju, data protection tuli juurde DBZ-ina. Ehk siis uus migratsioon. Nii, nüüd uuesti restart. Jah, mis siin nüüd siis toimus? Jah, et ta leidnud seda data protection'it, see on nagu fine. Mul on veel üks asi puudu täiesti. Oot. Vist on puudu. Ja, ma ju kirjutasin selle meetodi siia või tõstsin ta siia, aga ei kutsu seda välja. Ehk siis setup app data on ka vaja päriselt teha. Nii. Keys avastati ära, ma näen. Ja siia tõesti ka kasutajad, user, kõik on tekkinud. Ehk tundub, et ka meie andmete migratsioon läks kõik ilusti tööle. Ehk sellega hästi. Võtaks siis järgmiseks ette tõlked, ehk kuidas need käima saada. Jälle vaja siis natukene upsettingutes seadistada ja ütelda, mis meie tõlked on. Ma siis võib-olla toetan kahte kultuuri ilma asukohata ja default culture on siis ette langstringiga. Jätame selle veel pärast rahule, tegeleme sellega veel eraldi hiljem, ehk saaks praegu siis süsteemi tõlked tööle. Ja nüüd siis kogu selle tõlgete osa külgepanek. Nii, jälle natukene tõstan tükke siit sealt.
Nii. Kõigepealt siis küsitakse settingutest välja, mis need supported cultures on ja selle põhjal hakatakse siis, tehakse massiiv culture infodest ehk initsialiseeritakse ära nende väärtuste põhjal siis kõik culture infod eraldi. Sest siin juba see tegevus käib nende culture'ite põhjal, mitte siis lihtsalt selle stringi väärtuse põhjal. Ja edasi siin kõik läheb üsna standardselt. Tuleb siis need request localization optionid registreerida, panna kirja, mis on siis meie supported cultures, supported UI cultures, tavaliselt ühed samad, mis on see fallback, kuhu me lähme. Oletame, et see eesti keel on see default. Ja lõpuks, mis on siis need request culture'i providerid, ehk kust me siis loeme, mida kasutaja on tahtnud. Ja teistpidi tuleb see siis ka kasutusele võtta. Ja seda siis siin üsna varajases etapis, kuskil ennem routingut ja võib-olla pärast HTTPS-i redirect'i. Siis on meil vaja ka vastavat UI'd ehitada. Ehk kust siis kasutaja saaks seda tõlgelt valida. Nii, tekitame siis osalise vaate. Razor MCC partial view. Nii. Nii, mida siis tehakse? Küsitakse siis välja, mis need culture itemid on. Ehk siis sellest samast localization optionitest supported UI cultures. Ja sealt siis tehakse list, kus on siis 2 väärtust, value ja text. Nende põhjal siis tehakse drop-down. Ja kui sellest drop-downist midagi valida, läheb ta siis set language meetodisse home controlleris. Ehk see on siis vaja ka sinna veel tekitada. Lähme ja teeme. Controllers, home controller, set language. Nii, ja välja on üsna lihtne. 2 parameetrit, culture ja return URL, kuhu tagasi minna. Ja lihtsalt tekitatakse vastav cookie. Ja nüüd siis tuleks seda partialit siis ka kuskil kasutada, kuhu iganes ta siis pista. Pistame kuhugi. Näiteks, ei tea, siia. Sest siin partialis on siis sama, lii on ju. Ehk siis samasugune lii, now item, drop down, just. Ja nüüd võiks siis selle kuskil ka välja kirjutada, mis meie parasjagu culture on. Seda saame siis selle current threadi käest küsida. Siin on meie privacy. Panekski siia järgi lihtsalt. Umbes niimoodi. Vaatame, kas töötab. Nii, eesti keeles oleme. Vaatame siit Englishi peale, tõesti läks EN-i peale. Liigun menüüdes ringi, jääb ilusti paigale, lähen eesti keele peale tagasi, korras. Võib siis inspektida seda asja, vaatame oma rakenduse cookiesi. Äkki ei ole see. Siin. Cookies, localhost. Ja siin on nüüd tõesti ASP.NET Core culture cookie, kus siis selle
õige väärtusega UIC ET. Nii, nüüd peaks siis proovima seda keelt ka kuidagi kasutada, kui ta meil juba kord olemas on. Logime sisse. admin@alt.ee. Nii, ja siit võiks siis midagi proovida ära tõlkida. Ma ei tea, kas on üks user siit. Ehk siis, kuidas tõlked lisada. Ja lisan siis praegust äpi tasemel tõlke. Ehk siis add new project app.resources vist. Olen ma tavaliselt kasutanud. Uus projekt. Ühtegi faili siin ei taha. Ja kuna need tõlked tuleb palju, siis on siin vaja natukene mõtelda, kuidas neid tõlked organiseerida. Mina tavaliselt organiseerin samade kataloogide järgi, kus need tõlked kasutatakse. Ehk siis add directory views. Ja kui nüüd tõlkida seda stringi siin, siis see on lihtsalt home view tõlge. Võib-olla siis controllerite järgi, näiteks või vaadete järgi, kuidas keegi tahab. Ehk siis directory. Ma just ei tahagi siin directorit äkki, võib siia otse teha. Ja add ja nüüd siis see tõlkefail, milleks on siis see siin resources res6. Ja nüüd tuleb siis esimese hooga minna muuta siin see res6 file code generator, kirjutada see ette käsitsi public. Millegipärast ei ole UI's kohta, kus seda muuta saaks. Kui see on tehtud, siis nüüd, kui see res6 file lahti võtta, siis see asi meile siia tekib. Nii, nüüd ma saan siit siis, ei, mitte siit veel, sellest plussist saan lisada siis kultuuri. Ja tahan siis lisada eesti keelt ja ilma siis laiendita, ehk siis nii-öelda universaalset eesti keelt. Ja nüüd on mul siis siin 2 tulpa, default culture ja Estonian. Home. Default culture'i väärtus on home ja ei, sorry, ma ei tahtnud home'i. Ma tahtsin saada kuidas ümber saan nimetada nüüd. Siit vist. See oli siis user. Näiteks nii. Sisul ei ole praegust eriti olulist tähtsust. Nüüd võib-olla võiks igaks korraks pildida, et ka reaalselt need XML-i põhjal need failid tekitaks. Ja nüüd siis saab veebeppis ütelda, et refereerime seda asja. Ja nüüd siis home indeksis. Ei, sorry, see ei olegi home. Tegelikult läks valesti, see peaks layout olema. Shared ja layout. Aga lastes praegast jääb. Kus meie dropdown on, user, app.resources, views, home, user. Sellisel viisil saab nüüd otse siis sellele tõlkeväärtusele seal viidata. Proovime, kas ka töötab. Nii. Hetkel siis tundub, et mitte. English. Ma ei ole sisse loginud. Logime sisse. Ja sisse pean logima sellepärast, et mul jälle kustutati andmebaas ära. Võtaks selle siit siis vahetuselt maha. Või nagu päriselt maha, ütleks, et ma ei taha seda.
Nii, eesti keel, kasutaja ja vahetame siit Englishi peale ja user. Ehk tõesti tõlkestringid nüüd siis kaunisti tulevad. Nii, aga siis tahaks ka igasuguseid muid asju tavaliselt tõlkida. Ehk mida me veel tõlgime, on siis need kõikvõimalikud labelid siit. Ehk siis kuidas nendele läheneda. Commitiks selle seisu vahepeal korraks kitti ära. Nii, ehk siis siin ma nüüd teeksin juurde järgmise kataloogi. Ja uus resixi fail. See siis person. Jälle tuleb siia minna ise kirjutada juurde public iga resix faili peale. Võiks kinni, sest ta ei lae seda alati õigesti. Ja nüüd oleme õiges kohas. First name vist oli see. Ja last name. Mis seal veel oli? Nii, ja siis on siin app user ja company. No, võime siis need ka lisada. User, company. Oleme siis peened. Given name ja family name. Kasutaja. Firma. Eesnimi. Perenimi. Nii võib korraks pildida jälle. Lisame referentsi. Ja nüüd siis saab neid siin kasutada. Errorid mul praegust veel ei ole see tõlgitud. Seda tuleks siis teha seal shared all või base'i all tähendab, sest need on alati igal pool ühesugused jagatud. Aga siin siis saab külge panna display. Seda name järgi uskuge. Resource type on siis mitte type of person, aga type of app, resources, domain, person. Name of. First name. Nii, aga kas meil oli midagi seal veel kirjutada? Vaataks siis korraks selle üle. I18N. Kuskil siin lõpupoole me sellest rääkisime. Resource type ja name, short name, prompt name kasutatakse ja prompti kasutatakse. Ehk võib siis prompti sinna ka panna. Ja võib-olla siis kasutada sama väärtust esimese hooga. Nii, last name'iga sama jutt. Siin on ka mingisugused kontaktid. Ei tea, kas me ikka kuskilt kuvame.
aga las nad olla. Ja ma ei tea, kumba nendest propertitest vaja on, kas company-d või company't või mõlemit, vist oli seda ID-d vaja, mille pealt neid tõlked tegelikult võetakse. Aga me viitame siis siit app userile. Nii, ja kontekst on vaja siis sinna veel lisada. Nii, võiks olla. User. Tegime eesti keelde. Eesnimi, perenimi, ei võetud selle ID pealt. Võetakse tavalise välja pealt, ehk siis tõstan selle siia mõlemi külge. Olemas. Trade'ime ja tõesti ka placeholderid, kasutajad, firmad, kõik on olemas. Kindlasti see none tuleks ka siis siit ära tõlkida, rääkimata siis kõik igasugused labelid ja kõik muud taolised asjad, aga see on juba selline mehaaniline tegevus lihtsalt. Nii, commit'iks selle etapi ära. Ja teeks selle koha peal siis pausi.